Trennikõne. Ja tervist kõigile jälle. Taas oleme eetris ja kui te arvasite, et ma kadusin ära vahepeal kuskile, siis te eksite, ei kadunud. Vahepeal oli väike paus. Igast erinevaid asju sai välja puhatud. Ja nüüd oleme tagasi ja kusjuures täna tegelikult nii huvitav kui ei ole, siis meil on põhimõtteliselt juubeli osa. Et täna on selle Trennikõne podcasti 25. episood ja igati kohane on selle 25. juubeli osa puhul siis nagu kutsuda kui vastav inimene ka nagu siia arutlema asjade üle, et ma olen alati selline hästi judgmental, et mulle alati meeldib nagu inimestele nagu hinnanguid nagu anda või nende kohta midagi öelda, et ma tänast külalist nagu siis kirjeldaks selliste sõnadega või ühe sõnaga, et ma ütleks, et võhmaspets, et teaduslikult võhmaspets ja tõenäoliselt sellel teemal suuresti nagu peatume, et hästi palju on siin podcastis olnud sellist musklipumpamist ja see ongi nagu põhiline, eks ole. Et kuidas musklit suuremaks saada, aga täna nagu pühendame natukene aega selle peale ka, et kuidas nagu vastupidavust arendada ja kogu seda poolt põhimõtteliselt. Aga kõigepealt siis tere, Karmen. Tervist. Nii. Mõtlengi, et kus me nüüd alustada võiksime, et tegelikult ma arvan, et lühidalt veel sinu kohta, et eks sa oled ju Tallinna Ülikoolis õppejõud, eks ole? Ma vähemalt õpetan. Okay. No, siis aga ma ametlikult, jah, et sa võid mind õppejõuks nimetada, aga ametlikult ma olen laboritehniline spetsialist, aga ma õpetan, jah. Okay. No siis mina spetsialist ei ole kuskil, aga mina ka õpetan, aga ma ei tea, mina küll enda kohta ütleksin õppejõud, aga okei. Nii, selles suhtes igati mõistlik on alustada sellest, kui natuke räägiksime sinust ja nagu sinu taustast ka, et põhimõtteliselt, et mis me praegu esmalt sinu kohta nagu oskan öelda, et sul on väga nagu tihe suhe rattaga, rattatrenni oled teinud, eks ole, hästi palju, või siis treenid teisi, et nagu tegelikult ava nagu enda poolt mitte paari sõnaga, aga päris mitme lausega nagu seda, et kust nagu see asi sinu puhul alguse nagu sa sai, et kõik on nagu noortena treenis käinud ja nii edasi, et kuidas sa nagu ratta juurde jõudsid, kuidas sa nagu spordi juurde jõudsid, selle õppimise juurde, teaduse juurde ja sealt nüüd siis nagu teaduse tegemise juurde ka. Milline see kulg sinu puhul nagu on olnud? No ma võin alustada niimoodi öelda, et mina pole kunagi trennis käinud, ma olen hästi palju võistelnud. Okay. Et selline täiesti teistsugune maailm, et võib öelda looduse poolt palju antud, et kehalise kasvatuse õpetajad ütles, et kui oli vaja kooli minna esindama, siis mina ja mu kaksikõde olime alati platsis, et ma olen mänginud jalgpallis, ma olen mänginud korvpallis, ma olen mänginud võrkpalli, nagu kooli tasemel võistelnud ja kergejõustik ja pigem kiiruslikud alad, hüppealad, sprindid. Et täna see vastupidavussport on kuidagi imelik hüpe, et kui ma sellega tegelema hakkasin, siis ma sattusin oma kehalise kasvatuse õpetajaga kokku ja siis ta ütles küll, et sa oled kuidagi väga vale ala peale sattunud. Aga rattaspordiga mina ju ei ole ju sportlasena tegelenud, et ma olen natukene harrastajana tegelenud, et ma jõudsin sinna, kui mul lapsed olid natukene vanemad juba ja ma kooliajast mõtlesin, et ma olen nagu kõva sportlane, et ma võin küll teha mida iganes, ja siis kui ma hakkasin uuesti ennast liigutama seal võib-olla 8-9 aastat peale keskkooli lõpetamist, et siis ma avastasin ups, et näed, selline tunne on siis, kui ei jaksa. Ja kuidagi see jalgrattasport tuli läbi mul võib-olla abikaasa kõige rohkem, kes hakkas rattaga sõitma, tal tuli hästi välja ja ma proovisin ka ja tuli välja, et mul tuleb ka päris hästi välja. Aga tegelikult mul tõenäoliselt päris algusest peale hakkas tekkima selline süvitsi huvi selle vastu, et mu taust oli ja ma olen paberitega geoloog oma esimeselt hariduselt, insener
kus ma ei ole otseselt tegelenud ja ma olen IT-alal natukene tööd teinud, aga kui ma jõudsin oma mõtete ja tegutsemisega siis rattaspordini, siis ma järsku avastasin, et ma uurin natukene liiga palju siis treeningute kohta, metoodika kohta ja sealt tol ajal oli treenerite süsteem oli natukene teine, aga mõte oli ju sama, et sa võisid küll abitreeneri ja nooremtreeneri paberit teha, aga ühest hetkest sa enam kõrgemale ilma erialase hariduseta ei olnud võimalik süsteemis tõusta. Ja kuigi mul oli geoloogi haridusega TTÜ-st oli mul 4+2 süsteem, ehk mul oli 4-aastane bakalaureus oli lõpetatud, mis siis oli võrdsustatud magistrikraadiga, siis mul ei olnud võimalik minna kehakultuuri magistrisse. Ma võisin minna doktorantuuri. Juriidiliselt oli see täiesti ok, aga ma ei saanud minna magistrisse, vaid ma pidin erialase bakalaureuse alla tegema. Ja siis ma tegin Tallinna Ülikoolis, tegin bakalaureuskraadi ja mõtlesin tol hetkel korra, et ma lähen otse sealt doktorantuuri edasi, aga Tartu Ülikool tuli oma kaugõppega magistris, tuli samal hetkel peale ja ma otsustasin, et miks mitte magister sinna vahele teha, nii et ma tegin magistrikraadi, tegin Tartus kehakultuuris, kus oli just meil treener spordijuht suund, kuhu ma nagu ennast rohkem defineerisin võrreldes võib-olla õpetaja suunaga. Ja kui ma seda hakkasin lõpetama, siis Tallinna Ülikoolist Indrek Rannamaa, kellega me olime minu bakalaureuse õpingute ajal juba alustanud ratturitega testimisi ja teadustöö tegemist, et tegi mulle ettepaneku, et ma võiksin tulla talle laborisse appi. Ja nii ma otsustasingi peale magistriõpingud, et ma tulen Tallinna Ülikooli ja ei astu kohe doktorantuuri, kuigi selleks hetkeks oli juba Tallinna Ülikoolis meil oli ka meile sobilik, kehakultuurlastele sobilik doktorantuur loodud, mida senimaani oli ainult Tartus. Siis ma aasta aega tegutsesin seal laboris, testisime ikka rattureid ja aasta hiljem astusin siis doktorantuuri, nii et ma olen 3 aastat doktorantuuris olnud sinuga koos. Ja vaikselt seal kõige sellise praktilise kõrval, mis ma siis igapäevaselt tegutsen ratturite ja triatleetidega, et olen seda poolt seal tegutsenud ja eelkõige nagu selles suhtes, et püüda see teadusmaailm tuua siis praktikasse ja vastupidi, sest me näeme hästi palju seda, et tegelikult teadus natukene, võiks öelda, isegi sörgib praktilise maailma järgi, et treenerid katsetavad, teevad ja siis püütakse seda siis laboris valideerida, et ma siis püüan need 2 poolt seal enda sellises toimetamises igapäevaselt sportlaste kasuks mängima panna. Et võib-olla see on selline lühikokkuvõte minu sattumisest siis sellesse valdkonda. No ma arvan, see on igal pool spordis vist niimoodi, et treenerid või nagu need tippsportlased on nagu justkui nagu pioneerid, kes siis nagu seda uut metoodikat loovad ja asju välja mõtlevad ja siis nagu tagantjärgi, nagu sa ütlesidki, et seda nagu üritatakse valideerida, et tihtipeale kui sa mõtled mingisuguse teadusuuringu peale ka, et siis ega naljalt sa vist sinna tippsportlased niimoodi ei saa kuidagi isoleeritud tingimustesse nagu kõiki neid asju läbi tegema, et tihtipeale vist ongi seal uuringutes, kas on siis mingisugused tudengid või harrastajad või kui lihtne nagu sinu hinnangul on kohe sellist päris tippsportlast saada kuskile uuringusse mingisugust asja nagu testida, läbi teha? Ütleme niimoodi, sekkumisuuringusse nad üleüldiselt ei ole võimalik neid saada, et me ütleme, et hakka nüüd sellist asja tegema või sina ära nüüd sellist asja teed. Et tippsportlastega enamuses, mida me näeme teadusuuringutes, on ikkagi, kus siis vaadeldakse, et tehti niimoodi ja tulemus oli selline ja väga palju on juhtumiuuringuid, et meie eelkõige teeme siis, meil on
EOK-ga ehk siis olümpiakomiteega ja ratturite alaliiduga on koostöö, kus me siis iga-aastaselt testime koondist, et nii juuniorklassi koondist kui siis U23, et kes on juba eliit, aga natukene veel nooremad, et nende andmete pealt me oleme väga palju uuringuid tegelikult kirjutanud, et me vaatamegi sellist füsioloogilist ja Indreku poolt rohkem sellist biomehaanilist poolt, et neid saab küll, aga jah, tõesti see, et teha selline, et sul on topelt pime uuring või et me hakkame midagi mõjutama tippsportlasele, siis saame tulemust, et sellega pole keegi nõus, et ma võib-olla kaotan oma terve hooaja sellepärast, et mingis uuringus osaleda. No seal ongi tihtipeale see ka, et kogu see nagu tipptasemel pingutus, et seal on nii palju erinevaid tegureid mängus, et mingisuguse, üks uuring tihtipeale nagu justkui isoleerib mingisuguse asja ära, et mängime mingi võimsusega või distantsiga või ma ei kujuta ette, ma ei tea, pedaleerimistehnikaga või millegi iganes, aga et see ongi see, et jah, et sa saad sealt väikse killukese infot, aga sa selle eest võid nagu ohverdada nii palju, nagu sa just ütlesid, et hooaja võid nagu raisku lasta või midagi sellist. Kusjuures vahele põikena, mina olen ka ratast sõitnud, ma olen, aga mitte õues, sees. Wattbike'i võistluseid tead, eks ole? On osalenud? Ma olen ka osalenud 2 korda seal. Ma kujutad ette, ma olen isegi 2 korda võitnud etapi ära. Ma üldse ei imesta. Las ma arvan, et see oli lühike etapp. See oli 200 meetrit. Just. Ja siis 4 kilomeetrit oli ka. Absoluutselt. Ja siis püsti peal, raske rauaga. Jaa, püsti. See oli põhjas, magnet oli põhjas. Väga okei oli, et tuuletakistust ei olnud, et väga meeldis teha. Aga pingutust nõudis, aga ikkagi. Aga 10 kilomeetrit oli ka. Aga ma oleks isegi seal hea koha saanud, aga seal oli seal ei olnud arvestus aja peale. Seal oli vattkilogramm. Jah, just. Ja ma ei mäleta, palju ma seda 10 kilomeetrit sõitsin, ma võin valetada. See oli, mis see normaalne tulemus seal oleks, kui ma ütlen, et see oli mingisugune 13 minutit. On see... Võib-olla, aga sisetingimustes ma ei suuda peast arvutada, et kuidas, seal ongi see, et kui me võtame 10 kilomeetrit, siis me ei tea, mis tingimustes Wattbike mõtleb, et sa seda liigud, et õues tipud sõidavad seal 45-50 kilomeetrit tunnis, harrastajad liiguvad seal 35-40 või gramm 40 peale, et siis ta sinna kanti umbes tuleb, jah. No ja anyway, ikkagi mul olid kõik soodsad tegurid seal juures, aga naljakas oligi see, et nagu vattkilogramm arvestus oli, et mina, kes ma kaalun üle 100 kilo, see vattkilogramm suhe ei olnud minu jaoks väga soodne, vaata. Ja see oligi, et ma, okei aeg oli isiklikult minu enda hinnangul, aga kuna see vattkilogramm arvestus oli siis mingisugune noorsportlane, mingisugune poiss, kes sõitis seda vist läbi 18 minutit, platseerus minust ette poole, sest ta ei kaalunud mitte midagi. Ja see tema vatt, keskmine vatt, mida ta hoidis kilode kohta, oli nagu soodsam. Ja siis mul oligi, et välitingimustes oleks isegi veel raskem olnud. Aga see oli lihtsalt selline väike kõrvale põige nii-öelda, et endale ka ratta eest natuke krediiti anda. Aga just ma tahtsingi siit edasi liikuda, et kui sa rääkisid seda, et nagu te testite vaata neid rattureid ja siis... Millised nagu need testid on siis või millised need näitajad on, need mõõdikud, millest nagu te lähtute seal, et kas on nagu progress toimunud või mis see kõige olulisem on üldse? Ma arvan, et peamine on see tagasiside, mida me saame nagu sportlasele ja treenerile anda, aga mida me seal mõõdame, ühelt poolt me vaatame tema sellist funktsionaalsust, stabiilsus, mobiilsus, mismoodi ta keha on tasakaalus, et kas tal kerelihased toimivad, kas ta paindub piisavalt ja nii edasi, et lihtsalt vaadata nagu seda poolt, mis ühelt poolt näitab küll, mida me oleme näidanud, et kes on
funktsionaalsemalt paremas seisundis, nad on ratta peal ka palju stabiilsemad ja ökonoomsemad, aga see ei tähenda alati, et nad on kiiremad, aga me hindame, seal on teatud skaala, et kui sa jääd skaalal sinna allapoole otsa, et siis see vigastusrisk on hästi kõrge, et sul tekib kuskil mingi ülekoormusvigastus, et seda me hindame ja teistpidi me hindame siis sellist aeroobset ja anaeroobset võimekust ühelt poolt koormustestiga ja teiselt poolt 30 sekundi sellise maksimaalse spurditestiga. Et me oleme töötanud päris hea protokolli seal välja, et millega, kui klassikaliselt koormustest näitab sellist aeroobset võimekust eelkõige, siis meie selline kombo, ma tavaliselt saan päris selge ülevaate, millise sportlasega mul on tegu, mis tüpaažiga mul on tegu, et kas ta on selline aeglaseme lihaskiuga, selline, võib öelda rahulikum sportlane, et ütleme, tal on sprindivõimekust on väga vähe või sellist anaeroobset võimekust või siis vastupidi. Ja teistpidi sellist jooksvalt, et kui me neid 3-4 korda aastas testime hooaja jooksul, siis me näeme ka neid muutusi, et millist tööd ta on teinud, et suhteliselt ilusti ma saan öelda, et praeguses faasis tegelikult sul peaksid nagu need näitajad siin paranema, aga kas ma ei näe seda või et mis seal toimub, et selles mõttes see labori testimise komplekt, mis meil seal välja töötatud on, see on päris informatiivne nii meie kui sportlase jaoks, et näha, et ja ütleme, juuniorite puhul just me näeme ära selle potentsiaali, et väga tihti nendel ei ole veel seda treenitust, ei ole sellist võimekust, aga ütleme vastupidavas spordis selline maksimaalne hapniku tarbimisvõime on selline üks näitaja, mis me võime öelda, et jah, et võib-olla sul sellist täna sellist väga kõrget sooritusvõimet ei ole, aga su potentsiaal on kõrge ja su keha nagu ei piira, et kui sa mõistlikud ja targalt treenid, et siis näiteks, et sa võid jõuda päris kõrgele. Ja junior klassis, kes meile jõuavad, ega me seal väga madalaid näitusid nüüd üleliia ei näe, et kui nad juba koondise tasemele tulevad, et midagi nendes on, või nähtakse, et ma arvan, et see, mida me seal laboris teeme, on päris kasulik nii sportlastele kui tõesti, et me oleme päris palju artikleid saanud selle pealt kirjutada, et näha, seal mina vaatan sellist füsioloogilist poolt, aga täpselt ongi see, mis sa ütlesid ka, et me vaatame seda pedalaaži dünaamikat, et kui ühtlaselt ta jõudu rakendab, või kui efektiivselt, et kui tal on kere on nõrk, et siis pool seda jõudu, mis seal jalas on, läheb kuhugi mujale süsteemi, et põhimõtteliselt soojuse. Me täpselt samamoodi seal. Ma usun, et see süsteem on päris hea, mis meil seal on välja töötatud aastatega. Aga kuidas selle spetsialiseerumisega selles suhtes on, et sul on see justkui sa rääkisid see 30 sekundi test, mis näitab seda maksvõimekust ja seda kiiretki jõuda, et näiteks kui sul on pika või selline pikema distantsi sportlane vastupidavusega, siis kui palju temal see 30 sekundi test paranema peaks või peakski või selles mõttes, kui keegi sõidab väga pikka maad, siis kas on loogiline, et üldsegi see 30 sekundi testi tulemused lähevad üldsegi mõnes mõttes kehvemaks, et see näidik liigub rohkem sinna selle hapniku testi poole või te tahate näha mõlemas testis näitajate paranemist? Võt seal ongi see, et kuna me testime neid hooaja jooksul erinevates ajahetkedes, siis näiteks hooaja alguses, kui nad on oma esimesed laagrid ära teinud, siis me pigem tahaks näha tõesti, et see aeroobne pool kasvaks ja läheks paremaks. Et me vaatame seal laktaadi dünaamikaid ja asju, et see kombinatsioon seal, et kokku annab meile selle informatsiooni, aga kui sa küsid selle 30 sekundi testi kohta, siis see on selline natukene huvitav näite, et üleüldiselt
30 sekundi võimekus üleliia ajas ei muutu, selles mõttes ta on nagu suht ja ta ei muutu ka väga palju sellise treenimisega, see ühekordne pingutus, et võib-olla ta ei muutu nendel vastupidavsportlastel lihtsalt sellepärast, et sa pead paratamatult üle mäe ka saama ja sa ei keskendu ainult sellele ühekordsele 30 sekundile. Ja teistpidi, et miks sina tuled ja paned seal see 200 meetrit või 4 kilomeetrit paned nagu 4 kilomeetrit näitab juba hoopis muud võimekust ka seal on ju maksimaalselt hapniku tarbimise võimekust, aga ütleme sellised lühikesed pingutused. Kui ma võtan ükstapuha millise inimese tänavalt ja ma võtan tippratturi ja panen ta siis neid maksimaalseid teste tegema, et umbes kuni minutilised pingutused on puhtalt see, mis on siis loodus sulle andnud. Ja näitab pigem tõesti sellist lihaskiu jaotuvust, et mõni see 30 sekundiliselt see piik või 5 sekundi keskmine ei pruugi üldse kõrge olla, aga näiteks 30 sekundit ta jaksab suhteliselt ühtlaselt hoida ühte sama kõrget vatti ja teine tuleb, paneb väga-väga kõrge, aga hakkab kohe kukkuma niimoodi, et tal on keskmine on põhimõtteliselt sama nagu sellel esimesel oli, aga tema tüpaaž on tegelikult teistsugune, et selles mõttes need andmed on informatiivsed, aga seda muutumist, need sporditestid on pigem, me vaatamegi seda laktaadidünaamikat, et sealt peaks välja tulema, et kui need võistlusperioodile lähenevad, siis anaeroobsed protsessid peavad tulema samamoodi järgi, sellepärast et grupisõit samamoodi on variatiivne, sa pead jaksama kiirendusi teha, sa pead sellest taastuma, et siis me pigem otsime sealt, et isegi kui see võimsusnäitaja ei muutu, siis me tahame näha näiteks, et ta suudab rohkem laktaati toota, et sellised, ütleme, see inimkeha on niivõrd keeruline, et siin on väga vähe parameetrit, kus me saame nagu ühe näitajaga öelda, et jah, et see läks nagu paremaks, et tavaliselt on see mingisugune kombinatsioon, kus me vaatame mitut asja või siis, mida me näeme hästi palju, on see, et kui üks asi läheb paremaks, siis ta tuleb millegi arvelt, ega meile väga palju seal juurde ei tule midagi, lihtsalt ressurssi jagatakse ümber. Umbes niimoodi see käib. See on hästi, see sama paralleeli saan tuua oma valdkonnast välja, et tihtipeale nagu räägitakse, et õpetatakse ju koolis ka, et mida suurem lihase ristlõike pindala on, seda tugevam ta on. Ja mida tugevam lihas on, seda suurem ta on. Aga seal on samamoodi tegelikult, et kui sa praegu rääksid selle laktaadi poolega ja vastupidavuse poolega, et kas nagu kiiret sutsakat rohkem treenida või nagu pikka, siis nagu muskli ehitamises on nagu sama, et jah, et see vastab küll tõele, et see jõudlus ja nagu mass on nagu omavahel sõltuvuses, aga ikkagi ühest hetkest nagu, kui sa ikkagi tahad saada maksimaalselt sellist head tulemust, sa pead ikkagi spetsialiseeruma samamoodi, et kas sa nagu spetsialiseerud nagu jõu peale, hakkad närviaparaati seal tugevaks treenima või sa hakkad siis seda rakusisest nagu vedeliku hulka põhimõtteliselt üles ajama seal selle sarkoplasma arvelt, et tihtipeale nagu ongi võib-olla minu selles kus me tegevusvaldkonnas ka niimoodi, et tehakse nagu segamine, tehakse nagu väga madalaid jõulisi kordusi ja siis samal ajal nagu pumbatakse peale, aga kokkuvõttes sa saad siis umbes nagu natukene kumbagi ja kokkuvõttes mitte see vale on öelda, just selline semi oled põhimõtteliselt, jah. Aga ma tahtsin nagu seda küsida üle, et kas ma sain siis nagu õigesti aru, et toome näiteks, et võtame nagu, mulle meeldib alati kaksiku nagu näiteid tuua, vaata neid nagu võrrelda, paneme erinevad tingimused kaksikutele, siis et see 30 sekundi nagu see tulemus nagu ei muutu, et ühel on kõva piik, ta kukub kohe ära, teisel on nagu lauge, aga ta kestab kauem, et kui meil on näiteks 2 kaksikut, et üks sõidab, üks on umbes mingisugune, ma ei tea, kas mingi Tour de France sõitja või on terve elu nagu teinud sellist pikamaa ratast, aga teine teeb jõusaalis mingisuguseid kükke ja selliseid asju. Ja kui me nemad paneksime sellele samale 30 sekundi testile, siis põhimõtteliselt ühel olekski tugev piik, kohe kukub ära, tõmbab lukku oma selle
ütleme siis nagu laguproduktidega, et hakkab kõrvetama, ta ei jaksa edasi minna ja teine siis nii-öelda laugelt sõidab selle nagu väiksema võimsusega ühtlasemalt läbi, et nagu selle näite puhul saaks siis ka öelda, et on nagu, et see summa summarum on nagu sama või? Ta on nagu hea küsimus, ütleme niimoodi, et ma ütlen sulle niimoodi, et kui inimesel on nagu looduse poolt antud, et tal on lihaskiud tugevalt kaldu siis aeglase lihaskiu, aeroobse lihaskiu poole, siis temast mitte kunagi see sprinterit ei tee. Sa saad natukene teda paremaks, aga teistpidi jällegi, et kes on selline tohutult sprinterlik tüüp, siis Tour de France'il seda, et nad saaksid seal Champs-Élysées 3. nädala lõpus oma sprinti teha, siis nad peavad see 3 nädalat suutma nagu nendest mägedest ka üle tulla. Nad ei tule nende esimestega koos, aga nad ei tohi musta lipu taha jääda. Et sprinterit muuta vastupidavamaks on nagu teostatavam. Et kui sa mõtled seda, et meil on 3 tüüpi lihaskiude, siis tegelikult mida me tahame, kui me teeme muutusi, siis me lükkame nad lihtsalt selliseks, täpselt sellest keskpäraseks või seda keskmist tüüpi lihaskiud me saame natukene rohkem. Et see sprinterlik tuleb sinna natukene aeglasemaks, aga ütleme, et see vastupidavustüüp, ta tuleb, võib minna nagu, ta ei lähe sprinterlikuks. Ta ei saa tulla siia teisele poole äärmusesse. Et selles mõttes nende kaksikute puhul on ka, et küsimus pigem selles, et mis algselt nende looduse poolt kaasa on antud. Et kui tõesti nad on sellised sprinterlikud tüübid, siis on tõenäoliselt on päris suur vahe selles, mis siis üks sellise puhta jõutreeninguga teeb ja see, kes on nagu siis vastupidavusega niinimetatud aeglasemaks treenitud. Ja see on üks tohutu väljakutse treeneritele, et neid sprintereid, mismoodi saada neid vastupidavamaks, aga mitte ära kaotada sprindivõimekust. Et see on selline tõeline väljakutse, et ütleme sellise vastupidavustüübiga, et teda saada natukene, et ta kannataks kiirendusi ja et see sellise keskpärase või keskmise lihaskiu tüübi suurendamisega tuleb nagu kergemini, aga et see sprinterlik on väga äärmuslik tüpaaž. Et ütlema, ma ütlen sulle ausalt, et Eestis meil täna noorte seas sellist puhast sprinterit, nagu tõesti sprinter on, seda meil viimaste aastate jooksul ei ole. Meil on sellised all-rounderid, kes jaksavad nagu erinevat moodi jõudu rakendada ja päris kõvad all-rounderid, aga et sellised vennad, kes tuleksid ja vajutaksid seal piiki seal 1800 alla niimoodi, et neid on ikka vähe, aga ega sul sprinteril kerge elu ei ole seal vastupidavusspordis, nii et. Ma ütlen sulle, kus nad on. Jõusaalis. Täpselt nii. Ma seal ratta peal on, kui ma saan 100 kilosid turjal liigutada üles all, palju ägedam. Et jah. Aga jah, kus juures ma tulen jälle oma vattpaigiga korraks ja vahele. Ükskord proovisin seda 6 sekundi testi vaata teha, mis seal on. Ma mäletan, ma jõudsin 1600 ja siis tuli king lahti. Et raudsetaks rohkem, aga jah, et lendas lahti, seal oli kehv kinnitus ja teist korda ma viitsin proovida. Aga sa rääkisid vaata nendest, et mis loodus sulle nagu on andnud, et nagu see kiudude omavaheline nagu see suhe või jaotuvus, et okei, loodus on sulle nagu andnud teatud settingud nagu paika, nendega sa pead elama, aga kas see ikkagi vastab ka tõele, et me natukene ikkagi saame seda muuta, mängida, et see on võib-olla, ei vasta tõele, aga kuskilt on mulle nagu kõrva taha jäänud, et et rakud uuenevad ja meil on satelliitraku ka ja meil saab lihaskiud ümber spetsialiseeruda kiirelt aeglaseks ja vastupidi, et ma eeldaks, et tõenäoliselt on see võimalik. Küsimus on pigem see, et millisel määral on ta võimalik, et ta reaalselt mingisugust mõju ka avaldaks. Saab see niimoodi olla? Jaa, et see ongi tegelikult see, mida ma püüdsin eelnevalt seletada sarnaselt, et kui me võtame
ütleme keskmist inimest, alati teadus, me ütleme keskmist inimest ei ole olemas, aga me alati keskmistame, et kui me võtame keskmise inimese, siis ta pigem on niinimetatud 50-50, et ta ongi selline, et pooled tema lihaskihud on rohkem sprinterlikud või anaeroopsed ja pooled on siis aeroopsed või vastupidavamad. Ja siis see kolmas üleminekukiud tegelikult ongi, mis on siis selline kombinatsioon nendest ja see niinimetatud kus see muutus tuleb, ongi see, et oma selle järjepideva tegevusega, siis ma püüan kas seda kiiret lihaskiudu muuta natukene aeglasemaks selle vastupidavustreeninguga või siis vastupidi seda aeglast lihaskiudu ma püüan muuta natukene kiiremaks, aga me saame aru, et see muutus ongi, et need tulevad sinna keskele rohkem, aga ütleme, võib-olla need ületas, see aeglane ei lähe sprinterlikuks, ta jääbki siia keskele, ta on rohkem nagu natukene rohkem anaeroopse võimekusega, aga ta ei ole mingi väga-väga kiire tüpaas, et seda suunda absoluutselt, et selles mõttes on see vastupidavussport, et kui ma ütlesin, et keskmisel inimesel tõenäoliselt on 50-50, siis vastupidavussport on selles mõttes natukene isegi andestavam, et seda kiiremat lihaskihdu aeglasemaks muuta, ta võtab seda, me ütled paremini vastu, aga ütleme, see keskmine lihaskiud ongi natukene rohkem aeglasem või vastupidavam, aga kui sul tuleb selline, täiesti selline, kes on 90% aeglast lihaskiudu, temast väga seal ühtegi kiiremat liigutust on väga raske kätte saada, aga jaa, selle treeninguga eesmärgipärasega, et kui me teeme piisavalt palju samasuunalist treeningut, siis see lihaskiud reaalselt täitsa muudab ennast oma sellist iseloomu, et mida me sealt tegelikult otsime. Samas selline asi on võib-olla ka, et ühelt poolt inimesed kõiguvad oma lihaskiudude tüüpide nagu koostise poolest, aga teiselt peaks olema ju universaalselt see ka nagu enam-vähem nagu sarnane tendents, et inimese kehal lihaskiud piirkonniti on samamoodi erinevad, eks ole, et sul sääremarjas reeglina ikkagi on aeglast kiudu oluliselt rohkem ja pigem see kiirem kiud, ma kunagi nägin mingisugust sellist graafikut asjad, et ma ei tea, et seal triitsepsi, õlavarre triitsepsis peaks olema nagu seda kiiret kiudu nagu väga palju, et tal on seda potentsiaali paisuda hästi suureks, et see ongi see, et miks osadel musklimeestel on jalad tikud all, et kuigi nad üritavad väga palju, et see jalg ei taha üldse nagu jämedaks minna, et ju siis on nagu aeglast kiudu seal nagu palju, aga nagu ja võib-olla see on siis ka põhjus, miks sa neid samu sprintereid väga palju nagu ei näe, et selliseid, kuidas ma ütlen, kas nagu just nagu anomaaliad või selliseid haruldusi, et kedagi, kellel on jalas väga palju sellist kiiret kiudut, jalg on nagu pakkal, ega naljalt selliseid vist väga palju ei olegi. Et nõustuksid sa sellega, et selline alakeha kiire kiu nagu ülekaal on pigem selline haruldasem nähtus kui alakeha aeglase kiu ülekaal? Ma pakun küll, et arvestades, kui me mõtleme evolutsiooniliselt ka, et jalad on ikkagi selle jaoks, et meid igapäevaselt kanda ja et lihtsalt mõeldes nagu selles suunas ja ülakeha pigem selle jaoks ja me teame ka, kui me võtame suhtelise jõu, siis alakeha naistel ja meestel suhteline jõud on suhteliselt sarnane või seal ei ole nii suurt vahe, aga ülakehas on märgatavalt suurem vahe ja tõenäoliselt see võib evolutsiooniliselt tullagi sellest, et mehed pidid kandma ehk siis seda jõudu pidi ülakehas palju rohkem olema, aga jalad pidid vastupidavad olema, et nendega sinna edasi liikuda. Puu otsa pidid ronima, et pidid jaksama lõuga tõmmata ja kätt pidi puu otsa ronida, aga jalgadega pidid jaksama joosta ja kõitida eest ära. Ja kusjuures ongi selline, ma olen seda selles siin podcastis hästi palju kordi rääkinud, aga ma tahan seda sulle ka rääkida, et mul on ka nagu teooria, et miks on nagu aeglane kiud domineeriv meil alakehas, eelkõige säärtes, et vaata ürgajal on ja, et siis nagu pidid lõvi eest ka ära jooksma või midagi sellist mõõkhambulist tiigrist ära jooksma ja vot ongi, et evolutsioon ongi oma töö teinud, et kõik need tüübid, kellel olid jalgades kiired kiud on ja lõvid said need kätte,
jah, et siis nagu just sulid või nad söödi ära Täpselt. selles mõttes ja nad ei saanud oma liini jätkata, et lõvi tuli, on ju, 100 meetrit jooksid lõvi eest ära, siis Sääre-Mari tõmbas krampi või kõvaks, läks täis ja saigi kätte ja kõik need, kellel olidki aeglased kihud säärtes, need jäidki elama. Just ja seesama teooria on ju see, et kuidas inimesed jooksutasid ju neid samu lõvisid või mõõkhambulisi tiigreid jooksutasid surnuks, on ju. Et sama söögi kätte ja... Kas nad neid jooksutasid või? Pigem kitse ajasid taga seal, et kits printi seest ära ja siis... Kus juures, tõenäoliselt seal on mingisugust erinevaid asju, aga kuna just need lõvid ja need on just need sprinterlikud, tohutult sprinterlikud, kits on ka, aga nad on hästi sprinterlikud ja mis nad pakuvad, et tehti selline ringkaitse, mis tähendab seda, et lõvi pidi iga kord, kui ta nagu kellegi eest nagu ära jooks, et hakkas, ma ei tea, oma ammuga maha laskma, siis hüppas kuskilt sealt vastast, hüppas järgmine veel, mis tähendas seda, et nendele ei antud seda puhkemomenti ja lihtsalt lõpuks surid ära. See tähendas mitte, et sa jooksed lõviga võidu. Sellega vist siis oleks meil teine liin olnud. Aga midagi sellist ja väga paljud asjad ikkagi ütleme niimoodi, et evolutsiooniteoreetikud suudavad ära seletada absoluutselt kõik asjad, mis meil siin kehas toimuvad. Mõtle, arheoloogid leiavad kuskilt mingisugused need tahvlid, savitahvlid, ja siis savitahvlil on nagu ürgses keeles kirjutatud umbes mingi, et mingi jahipidamise, ringkaitse, võtte implementeerimine kiirusliku kiskja maha jahtimiseks, et selline süstemaatiline ülevaade, midagi sellist. Absoluutselt. Et väga palju huvitavat sellist materjali oleks nagu saanud nagu vanal ajal ka, et tänapäeval vist nagu ei hakata kedagi nagu surnuks jooksma, aga inimene peaks ka olema kas just kõige vastupidavam loom siin maa peal või aga üks kõige vastupidavamaid. Või siis teistpidi ta on kõige optimaalsem, et kui me võtame vastupidavuse definitsiooni, et see on ju ka, et mida kõrgema intensiivsusega sa suudad veel aeroobselt liigutada või mida kauem see või õigemini, et väsimata suudad seda tööd teha. Aga point on selles või kui ma küsin ka, et kumb on siis vastupidavam, kas see, kes jookseb maratoni 2 tunniga või see, kes 4 tunniga. See on mu klassikaline küsimus füsioloogia loengus üliõpilastele. Et siis algul võtab mõtlema aga kuna definitsioon vastupidavusel on tõesti see, et mida rohkem tööd sa jõuad ilma väsimata teha, siis absoluutselt 2-tunnine on ikka vastupidavam. Et see töö tegemise määr või see intensiivsuse kõrgus on see, mis tegelikult selle vastupidavuse ju määratleb ka. Mis peamine takistaja on, et töövõime langema hakkab? No ütleme niimoodi, et kui me vaatame nagu täiesti kehasüsteemi niimoodi, et ütleme, et kõik asjad on maksimumi peal, siis lõpuks saab piirajaks süda. Okei. Aga see on nagu selline, kui sa keerad kõik asjad põhja, aga kas reaalses elus on ikkagi nii, et peamine probleem on ikkagi hapniku kättesaadavus? Ja, aga see tulebki lõpuks südame poolelt saab see piiraja, et süda ei suuda enam, vaata, seal on terviksüsteem, aga vere pumpamine ja see, et sul piisavalt hapnikku jõuaks sinna lihasesse, et tüüpiliselt ei ole algajatel on see, vastupidava sportlastel on see, et tal ei ole lihases piisavalt mitokondreid, mis seda hapnikku vastu võtaks. Aga siis vastupidava sportlastel on lõpuks see probleem, et lihtsalt hapnikku ei jõua nii palju sinna transportida nii kiiresti sellises koguses, et seda tööd jätkata.
et sellisel juhul nagu siis tulebki see kuum nii-öelda dopingu teema nagu mängu, et kuidas saaks siis punalible nagu juurde seda hapnikukandjat, et ehk siis, et see on siis nagu, noh, toome näiteks, kui kõik asjad on nagu põhjas, siis ainus viis, kuidas sealt edasi liikuda, ongi see, et oleks vaja siis nagu hapnikukandjaid rohkem põhimõtteliselt. Tõenäoliselt mitte. Ma täna olen suuteline mõõtma seda protsessi, kus sa näed, et hapnikukandjaid võib sul olla, aga seal, noh, et see ongi see, et kõige keerulisem on aru saada, et kui sul on neid parameetreid, mis siis selles süsteemis on, et noh, nii nagu ma seletan, et õhus on meil hapnik ja meil on vaja seda hapnikku selle jaoks, et energiat toota, aga see, kust nagu kadalipus see hapnikumolekul peab nagu läbi käima, ja kuidas neid erinevaid parameetreid siin vastupidavusspordis peab arendama, et ühte saad arendada nagu niinimetatud heat-treeninguga ja teist pead sa arendama madala intensiivsusega ühtlusmeetodil ja kõik on need ainult selle jaoks, et see õhust olev hapnikumolekul jõuaks sul lihasrakku ja sealt siis toodetakse sellest energiat, et seda nüüd näppu peale panna täpselt, et seda hemoglobiini seal või siis punaseid vereliblasid on liiga vähe, et võib-olla, aga võib-olla dopingu teema on võib-olla selline teema, kus ma ei oska nagu ma ei tea täpselt, mis nagu võtteid seal nii täpselt kasutatakse, et ma oskaks sulle öelda nagu füsioloogiliselt, mis seal tahetakse saada, et mõnes mõttes nad tahavad nagu, kuidas see eesti keeles on, et kõrgmäestiku treeninguga seda juurde saada, aga sellest võib rääkida, võin vabalt 2 tundi rääkida, miks ma üldse kõrgmäestiku treeninguid nagu arvan, et nad on, noh, ei oma väga suurt efekti, ütleme selles valguses nagu loodetakse, et neid süsteeme alustades sellest, et võib-olla kõik need punaverelibled ja hemoglobiin seal sees on olemas, aga võib-olla inimene ei suuda välja hingata oma süsihappegaasi, et ta suudaks vastu võtta uut hapnikku, või siis ta hingamissagedus ei saa nii kõrgeks minna sellepärast, et tal roiete vahelised hingamislihased on nõrgad, et siis neid parameetreid on tohutult palju, aga jah, et kui kõik on korras, siis peetakse südame võimet verd ringi ajada piisavalt kiiresti selleks viimaseks pudelikaelaks, aga individuaalselt keeruline hinnata. Ma praegu tegelen selle poolega ja see on päris, ütleme nii, et ma olen ikka päris, lähen alati hoogu, kui see teema tuleb, et päris huvitav teema on püüda aru saada, et kus need piirangud siis on, et mida ma kellegagi miskit tegema pean või, et huvitav on huvitav. Üritangi mõista nagu seda siis, et nii palju korraks selle vastupidavuse dopingu teemal veel, et nagu ma olen aru saanud, see peamine võte, mis seal kasutatakse, ongi, et siis nagu läbi selle sama kurikuulsa EPO või siis nii-öelda nagu siin on neid vereülekandeid tehtud, et verd vaja nii-öelda lihtsas keeles paksemaks saada, ongi nagu seda punaliblet vaja juurde saada, mis nagu hapniku rohkem edasi kannaks, aga just kui süda jääb selleks pudelikaelaks ikkagi, et siis tõenäoliselt mingisugust kasu seal kogetakse, aga paraku on see marginaalne ja siis tekib küsimus, et miks just nagu siis selle meetodi poole nagu vaadatakse. Võibki siis olla see, et see on parim, mis neil tarvitajatel nagu on või see on nagu nende ainus tööriist, mida nad kasutada saavad, et sa ei saa südant panna nagu kiiremini tööle, kui see kude reaalselt ja aorti läbimõõtu sa suurendada ei saa. Et kui sul südamest väljuva aorti läbimõõt on kitsas, siis sealt mahub täpselt nii palju läbi, kui sealt mahub, aga lihtsalt täpsustuseks, et vastupidavusspordis jah, et see EPO teema oli siin tõenäoliselt 80-ndatel, 90-ndatel oli kõige suurem teema, aga vastupidavusspordis tegelikult täna tõenäoliselt, kus otsitakse neid
ka läbi keelatud võtete on just nimelt taastumise kiirendamine, sest kahjuks see, et sa seda EPO-ga teed ja saad mingisugust efekti seal ühte, seda parameetrit saad natukene paremaks, see tõenäoliselt ei anna sulle tervele sellele potile, ei anna sellist nagu kaalu juurde, aga kui sa saad rohkem treenida, et sa oled ära taastunud, sa saad rohkem treenida, siis see on tõenäoliselt see palju suurem võtmemehhanism, aga kahjuks, mida me nagu oleme ka siin Eesti juhtumitest näinud, et kuidagimoodi dopingu teemad ei asenda targalt treenimist. Ehk siis, et kui sa seda teed, ega see ei tähenda seda, et sa kuidagimoodi õnnestud või et su tulemused oleksid silmnähtavalt paremad. Et seal on see treenimisteadmise olulisus on täpselt sama suur, et vähemalt vastupidevas spordis, et seda ja tõenäoliselt jõus on täpselt samamoodi, et oma töö pead sa ikka ära tegema, et sa võid loota, et keha siis lihtsalt, keha reaktsioon on võib-olla tugevam või kiirem, aga kui sa seda tööd ära ei tee ja diivani peal dopingut paned, siis sellest pole kasu või valel hetkel seda teed, et me teame, et meil on selline ööpäeva rütm on, kus meil kas kasvatatakse juurde midagi või siis rohkem lõhutakse ja nii edasi, et selles mõttes müts maha nende eest, kes arvavad, et nad seda protsessi suudavad hallata ja saavad aru, mis see, kuidas seal toimib, et päris sama keeruline teema kui treenimine ise. Pole midagi lihtsamat. Aga ma mõtlengi seda, et see taastumise pool, mis sa just mainisid, et see nagu, et kui nagu see veredoping ongi nii-öelda, siis see verekoostise nagu mõjutamine, et see taastumine on siis põhimõtteliselt käib läbi hormoonide siis tõenäoliselt, jah? Tead, ma ei oska sulle öelda. Ma absoluutselt ei oska sulle sellele küsimusele vastata. Pordilt küsima, jah. Ja vaatame, kas saame ta siia. Oleks huvitav näha. Okei, aga selles suhtes korraks nagu selle hapniku omastamise võime juurde nagu tulles ka, et sa ütlesid, et nagu kiudude nagu see omavaheline suhe on mõnes mõttes looduse poolt paika pandud, võimekus lihasmassi näiteks kellegi juurde kasvatada, et mõni mees näiteks ongi, et me ei olegi nagu võrdsetena sündinud, et meil ei ole antud nagu võrdseid võimalusi nagu looduses, et mõni vaatab kangi, ta juba paisub suureks, mõni tõmbab selja 10 korda paigast ära ja siis suurte raskustega ja ei saa kunagi nii suureks. Et siis igal nagu sellisel kehalisel võimekusel on nagu oma piir ja tõenäoliselt on ka siis selle VO maxiga piir, eks ole, et mõnel on ta siis kõrgem, mõnel on ta madalam, et kui palju nagu teda treenida selles mõttes saab, et kui sa võtad väga andetu trennitegija, kellel on VO max nagu looduse poolt nagu väga kehv, siis kas on selline asi võimalik, et keegi väga õnnistatud geneetikaga sellises suhtes, kes pole kunagi trenni teinud, et tema VO max on kõrgemal kui väga, väga kõvasti trenni teinud väga andetul sportlasel näiteks. Kui palju see vahemik seal üldse saab mängida? Päris suurtes raamides, et hapniku tarbimine on üldse selline huvitav fenomen, ega seal tõenäoliselt sellist nagu, et miks ta ühel on täpselt selline, miks teisel on teistsugune, et seda vastust meil ei ole. Ja treenimise suhtes me võime öelda seda, miks enamus teadusartikleid näitavad, et VO2 max on peaaegu, et ta ei ole treenitav, on tegelikult, kui me vaatame päris algandmeid, et enne kui hakatakse neid keskmistama, siis me võimegi öelda, et meil on selline 3 tüpaaži. Ütleme, enamuses on 2, et on ühed, kes siis reageerivad ja öeldakse, et kas isegi räägitakse mingisugust ebareaalsest 30%, aga 10-15% ja sellest ma räägin nüüd siis, kui see inimene on nagu täiskasvanud, selles mõttes see looduslik sest muidu ta ju ajas kasvab, kui sa võtad lapse ja kuidas ta sirgub ja nooruke eas lihtsalt selle pärast, et ta areneb. Aga ütleme siis, kui ta on niinimetatud looduse poolt välja arenenud või saavutanud oma selle maksimumi, siis see, mis sa saad tööga edasi teha, et see on pigem minimaalne, et pigem seal
5-15% võib-olla seal tuleb juurde, mõnel rohkem, enamus või väga paljud on sellised, kes üldse ei reageeri sellisele treeningule, et seal ei toimugi muutusi. Ja muidugi on näidatud ka neid, kellel läheb kehvemaks, et kui me vaatame, me ka mõõdame sportlast 3-4 korda aastas, siis tema hapniku tarbimine, mis näitaja tegelikult aasta jooksul muutub ja imelikul kombel muutub ta just selles suunas, et kui ta on väga värske ja mitte treenitud, siis on ta hapniku tarbimisnäitaja kõrgem, ökonoomsus on madal ja võistlusperioodil võib tihti olla see, et hapniku tarbimisnäitaja läheb natukene madalamaks, ökonoomsus läheb kõrgemaks. See on täpselt seesama koht, kus sul tehakse see vahetus, mõlemat ei saa. Et võtta siit, aga ütleme niimoodi, et selles mõttes ma ikkagi ütlen, et vastupidavusspordis see on üks selline näitaja, eriti kui on tegemist sellise vastupidavusspordiga, mis seal kestab tõesti 20-30 minutit, et kui meil on tegemist rattaspordiga, kus on väga erinevad alad, et vaata, sa võid trekisprindis panna ka kas ainult sprinti või siis 4 kilomeetrit või 4 minutit, 4-5 minutit seal on. Aga kui sul ja siis samamoodi on sul 6-tunnised võistlused on, et väga erinevad parameetrid seal mängivad rolli. Aga ütleme nii, et mingisugune baastase vastupidavusspordis peab olema ilma selleta, et sa võid arendada, et saad natukene paremaks, aga tõenäoliselt maailma sellisesse absoluutsesse tippu keskpärasete näitajatega ei ole võimalik vastupidavusspordis saada. Et seda ma julgen öelda küll. Kui sa oled niinimetatud seal ülevalpool keskpärane, et kui me võtame rattaspordis on seal ka tuhanded sportlased ja sadu sportlasi on seal profitiimides, siis nende näitajad on kõik seal, ütleme seal ma pakun, et mõni on võib-olla 60-se näitajaga, kui me võtame skaala on seal suurusjärgus, 0 ei ole, ütleme 30 kuni teoreetiliselt 100 võib see näitaja olla, siis vastupidavus sportlaseks harrastajal me peame heaks, kui ta on seal 50 ja üle, see on kehakilogrammi kohta, siis täpselt see, et sul võib olla väga hea absoluutne, nagu sul tõenäoliselt on, et sul on absoluutne maksimaalne hapniku tarbimisvõime on väga hea, aga kui sa kehakilogrammi kohta selle ära tasandad, et siis ta ei pruugi enam nii hea olla, et siis tippud on seal tõenäoliselt seal vahemikus 70 kuni 90, et nad on suhteliselt väikses vahemikus, et maailma absoluutses tipus kindlasti ei ole 45 hapniku tarbimisnäitajaga sportlast, kuigi see ei ole ainukene parameeter, mis defineerib seda edukust, aga ta on suhteliselt oluline, jah. Aga ta on põhimõtteliselt peamine või ma tahan jõuda selleni, et mis on see proovikivi või filter, mis siis sõelub need mitte meistrid välja või et selles suhtes, et ühelt poolt lihaskiu tüüpe, et seda sa saad vist hinnata ainult nende tulemustega, mida sa teed või ma ei kujuta ette, palju mingit biopsiaid tehakse, et võetakse. Biopsiaid selles mõttes ei tehta, aga jah, täna ütleme selliste erinevate testidega siis seda kaudset hindamist saab suhteliselt aga see hapniku omastamise võime saabki olla siis see, et kui sa ikkagi testid siin ennast regulaarselt ja ta jääb alla selle piirmäära, mis sa ütlesid, et seal 45 või isegi vähem, et kui sa ikkagi teed regulaarselt koormusteste, sa näed, et see ikkagi sinna jääb, et siis on mõistlikum minna kangisaali või? Siis ütlen jah. Nojah, et palju tunnistused kokku praegu? Ei, selles mõttes harrastajal mitte, harrastajal kindlasti mitte. Et mina olen ise tegelenud sellise sportlasega, kes esiteks, ja ta ongi väga-väga pikk, ta seal läheneb 2 meetrile, mis profispordis ei ole väga
mõistlik pikkus ratturitele ongi, et sul on kaalu palju. Ja kui tema tuli minu juurde, tegi koormustesti ja ta tegi seda teises kohas, kui mina mõõdan, ja ma tean, et tavaliselt sellest teistes kohtades mõõdetakse natukene niinimetatud kõrgemaid näitajaid, sest seal juba matemaatiliselt oleneb, kuidas sa selle võtad. Ja kui me tegime uuesti koormustesti kas 2 või 3 aastat hiljem, kui me olime koostööd teinud, siis see erinevus oli, see ei olnud niimoodi 2%, see erinevus oli reaalselt märgatav, et selles mõttes võib-olla ongi see, et pole mitte kunagi sellega tegeletud ja ongi selline tüpaaž, kes võtab nagu väga hästi treeningut vastu. Aga ma pakun, et need, kellel tasub juba mõõta, et ma ei tea, juuniorklassis, kes seal 17-18 on selles vanuses, siis ma lihtsalt arvan, miks ma ei ole näinud nagu, me ei saa rääkida 45 niimoodi, et esiteks on nendel kaal madal, et sellepärast on nendel näitajad tihti ka kõrged, kui lihasmass tuleb peale, siis algul tõmbab ju selle hapnikutarbimisnäitaja alla. Aga miks ma ei ole isiklikult näinud nii palju neid selliseid madalaid numbreid ongi, et kui sa vastupidavusspordiga tegeled, siis selleks hetkeks, kui sa jõuad testimisse, ütleme nii, et kui sa ei ole nagu üldse eduelamust saanud või näed, et see üldse asi ei toimi, siis ei lähegi sellega edasi, et sa võidki maadlema minna või kuskile, mis on täpselt sama hea, aga tõenäoliselt, et me vist isegi öeldakse, et keskmised ja jälle selline tore keskmine, keskmise inimese maksimaalne hapniku tarbimisvõime on seal kuskil 35 ja siis tipud on seal 70 ja rohkem ja maks on seal 100 näitajat me ei ole näinud, aga me peame seda niinimetatud 100-seks skaalaks, et siis me saame aru, et mis vahe on nagu, et kui sul on umbes pool rohkem või rohkem kui pool on nendel tippjõudel rohkem kui keskmisel inimesel. Aga kui sa küsid, et mis parameetrid nagu määravad vastupidavusspordis, siis see on üks näitaja. Ja kui me võtame näiteks, ma ei tea, Tour de France'i esimesed 10 parimat tüüpi, siis nende hapnikutarbimisnäitaja võib olla seal suhteliselt sarnane. Kõikuda natukene siia, natukene sinna ja kindlasti mitte ei pruugi olla esimene see, kellel on kõige kõrgem hapnikutarbimisnäitaja. Et need 12 parameetrit, mis seal samamoodi mängivad rolli või siis määravad ära selle võimekuse, on siis niinimetatud anaeroobse läve võimsus ehk siis selline intensiivsus, et te kõik kindlasti proovinud, et kui sa lähed sprintima, siis väga kiiresti sa pead nagu tagasi tõmbama, et sa ei jaksa enam. Ei jaksa seda, kas hingeldamine on nii suur või siis tunned, et lihas põleb, aga kindlasti te olete jooksnud, ma ei tea, näiteks 10 kilomeetrit niimoodi, kus sa lõpuks tajud ära, et ahah, võt selle intensiivsuse juures ma suudan maksimaalselt pingutada, aga see on nagu jätkusuutlik. Et ma tean, et kui ma natukene panen juurde, siis ma mingisuguse poole või 2 minuti pärast on mul kõik, et ma saan siin maksimaalsel pingutusel, võt siin kohas ma saan nagu maksimaalselt pingutada ilma, et ma peaksin aeglasemalt hakkama jooksma. Et see on selline, võib sellist iseloomustada seda anaeroobset läve, ehk siis keha on sellises tasakaalu seisundis, aeroobses tasakaalu seisundis, et see kui intensiivselt või kui kiiresti või mis on see tempo, mis sa sellises seisundis suudad hoida või siis ratta peal me mõõdame seda võimsust, mis ikka veel aeroobsetes tingimustes suudad nagu genereerida. See on teine näitaja. Vaata, kui nad sõidavad neid mägesid, mis tegelikult kestavad 15-20 minutit järjest, panevad sinna üles, siis nad sõidavad umbes sellise intensiivsusega. Ja et tüüpiline, et kui sa oled siin sprinterlik tüüp, siis tavaliselt sul see lävi, sul võib hapniku tarbimine olla väga hea, aga see lävi kipub sul olema nagu palju madalam, isegi kui sul kehakaal on nagu madal ja et siis on näiteks seal, sa ei liigu maksimaalselt hapniku tarbimise režiimis, ei ole selline intensiivsus, aga sa pead selles püsiseisundis võimalikult kõrget võimsust suutma produtseerida, et see on selline parameeter, mis on jooksus täpselt samamoodi, et mida kõrgem, et need samad maratoonlased on hästi lähedal omal sellele lävele, kui need jooksevad seal 2 ja natukene peale oma maratone või siis
suusatajad, kui nad on püsiseisundis, vastupidavas spordis. Ja kolmas parameeter, mis lubab olla väga tihti ka sellistel, muidu meile öeldi, et 25. eluaastast hakkavad kõik parameetrid on ju langema, et aitab küll. Täna enam päris niimoodi ei öelda, aga põhimõtteliselt see on õige, et keha arendada läheb aina raskemaks, aga mis on selline, mis ajaga läheb aina paranemaks, on siis see ökonoomsus või efektiivsus, et sa lihtsalt sama võimsuse genereerimiseks kasutad vähem energiat ja see tuleb sellisest lõputust tööst, et seal ei ole sellised, et nüüd ma teen selle intervalli ja nüüd ma lähen ökonoomsemaks, aga kus tuleb siin, mis täna on nagu sinu teema, siis just nimelt jõutreening vastupidavas spordis on eelkõige selle eesmärgiga, et närvisüsteemi tegevus läheks ökonoomseks, et see, kui sul tuleb sinna impulss sinna lihasesse, et siis ta innerveeriks või kaasaks täpselt see õige arv kiude, mitte ei reageeriks üle või alla. Et läbi just nimelt ja meie vastupidavas spordis kasutame see põhijõufaas või mida ma kasutan viimase faasina või siis ütleme niinimetatud säilitava tegevusega meie nimetame ikkagi seda maksimaalseks jõufaasiks, aga me teeme seda tavaliselt 4-6 kordust, sest lihtsalt nad ei ole jõusaali nagu taustaga selles mõttes, et ma julgeks panna nendele mingi 2 kordust või et me hoiame natukene nagu väiksemat raskust, aga just see närvisüsteemi koormamine on see, kuidas me nagu vastupidavas spordis seda jõutreeningut nagu miks me seda muu hulgas ka kasutame? Sina jõutrenni juurde ma tegelikult tahtsin ka ühel hetkel jõuda, aga enne veel ma lõpetaks selle asja ära, et sa rääkisid seda, et seal piiri peal olla, et seal samas anaeroobses läves, et kuidas nagu, vaata see, mida sa nagu teed, see ka areneb põhimõtteliselt. Ehk siis, et kui sa teed nagu vastupidavusega tööd, sa muutud seal paremaks, kui sa teed jõudu, sa muutud jõus paremaks, ehk siis spetsialiseerumine. Aga kui olla seal pidevalt piiri peal, eks ole, seal anaeroobse piiri peal, siis ühelt poolt hakkab ju, see peaks olema niimoodi, et me hakkame töövõimet kaotama ka sellepärast, et me ei suuda nagu vabaneda jääkproduktidest põhimõtteliselt. Et kas näiteks kas sellist asja saab ka olla näiteks, et võime, et kui sa pidevalt nagu pead selle laktaadiga näiteks võitlema, siis kas on võimalik kehal areneda ka efektiivsemaks laktaati eemaldada? Ja. Et sa muutud efektiivsemaks nagu, jah. Just, et seal on nagu 2 parameetrit, et tegelikult seal need mehhanismid ei ole väga hästi teada, aga ütleme niimoodi efektid on mõõdetavad. Et just mõelt selline aeroobne treening ja see anaeroobse läve tõstmistreening, et see eelkõige tegelikult langetab meie laktaadi tootmisvõimet. Et läbi selle, et me ei tooda nii palju laktaati, siis me saame vaikselt kasvatada seda läve. Ja teistpidi see eemaldamise võime tuleneb just mõelt sellisest madala intensiivsusega baasvastupidavuse võimekusest ehk siis tegelikult sellest vomaksist. Et need on ka sellised asjad, millega ma tegelen ja püüan mõista, aga ütleme sellisest klassikalises mõttes võib-olla meil ei ole neid vastuseid. Treenerite ringkonnas meil sellised praktikad liiguvad, aga me ei ole suutnud nagu teadusmaailmas seda väga hästi näidata või seletada. Et see laktaadi tootmismehhanism ja eemaldamismehhanism on jah, need koostöös töötavad sinna anaeroobse läve tõstmise suunas päris märgatavalt, aga jah, et mis seal nüüd täpselt toimub, on, et seda on nagu täpselt on keeruline öelda, aga teistpidi me saamegi aru, et vastupidavusvõimekus, nii nagu ma ütlesin ka, et ta koosneb lihtsalt nii paljudest erinevatest parameetritest, et maksimaalset hapnikutarbimisvõimet arendatakse ju maksimaalse intensiivsusega tööga.
et ja see on see, miks nagu heat treening on efektiivne, aga samas, kui sul ei ole madala intensiivsusega vastupidavast tööd seal all ära teinud, siis lõppude lõpuks sa enam ei taastu nendest ja see hakkab sind lõpuks kehvemaks tegema, et jällegi see tasakaalu küsimus. Lihtsalt rääkides sellest jääkproduktidest nagu ja nendega maadlemisest, nendest nagu lahti saamisest, siis ja tuleks veel viimast korda tulles selle minu vattpaigi juurde korraks tagasi, et kui ma selle hea tulemuse tegin, siis pean tegema ülestunnistuse. Tegelikult ma tegin dopingut, kui ma selle võidu sain. Ehk siis mul oli kokteil 3 koostisosast oli minu doping. See oli peedimahl, siis oli beta-alaniin ja see oli söögisooda. Ehk siis olen nagu näinud artikleid, mis räägivad vastupidavusalade võimekuse nagu mingisugusest tõusust. Ma ei tea, mis see statistika on, et kas on konsensus, et kohe kindlasti nagu parandab töövõimet või natukene või nagu nii kõik artiklid ütlevad, et on vaja rohkem uurida. Aga tahan jõuda selleni, et kas sul on selle söögisoodaga nagu kokkupuudet? Isiklikult mitte ja ma ei ole kindel, kas ma tean praegu ühtegi sportlast, kellel on, et vaata see, kui seal lähed sest söögisooda, mis ta ongi, et ta neutraliseerib sul seda happelist keskkonda seal, et ühekordne pingutus tõenäoliselt trekispordis võib-olla kasutatakse rohkem, seal on nagu 2 parameetrit, üks, miks seda tõenäoliselt kasutatakse, kuigi me teame, et see on ja samamoodi peedimahl, et sellel on efekt väga, võrreldes nagu väga-väga väheste muude toidulisanditega, millel ei ole nagu efekti, siis seal on. Aga söögisoodaga on tõesti kõige suurem probleem on see, et tavaliselt ta tekitab seedehäireid või ütleme niimoodi, et keha seda väga hästi vastu võtta ei taha, väga individuaalne. Ja teine on see, et rattaspordis tegelikult meil sellisel kujul anaeroobset tööd, kas siis ühekordse pingutusena või siis, et seda on nagu tohutus koguses selles ühes, kas siis võistluses või ettevõtmises lihtsalt ei ole ja ma ei kujuta ette, kui suur efekt siis oleks. Aga sellistel plahvatuslik või õigemini teistpidi mitte just plahvatuslik, vaid anaeroobsetel üksikpingutustel tõenäoliselt on tal päris korralik efekt ja su peedimahle aitab su hapnikuvool seda suurendada, et seda on ka päris ilusti näidatud, et täitsa, aga ütleme nii, et kui me lähme 6-tunnise võistluse peale ja seal on mingisugused üksikud sellised pingutused, siis tõenäoliselt see ei oma väga suurt efekti. Aga õigel ajal, õiges kohas need on need asjad, mis mõjuvad. Jah, subjektiivselt see ongi N võrdub 1, eks ole, et mida nagu minu sõna maksab, aga seda ma võib-olla tõesti tundsin, et kuidagi tõesti ei hakanud kõrvetama, aga see võis puhtalt placebo ka olla, aga isegi kui ta oli placebo, siis Aga see ei loe. Vahet ei ole, jah. Just mina ütlen ka sportlastele, et kui on mingid toidulisandid, mis ükski teadusuuring ei suuda nagu näidata, et seal on seda efekti, aga teiselt poolt ta on selles mõttes okei, kõik lubatud asi, siis ma väga tihti võin öelda seda, et kui sa usud, siis võtta. Et selles mõttes, et see usk on tegelikult lõppude lõpuks, me ikkagi anname alla eelkõige peas esimene. Kunagi sa ei võta oma tegelikku füsioloogilist potentsiaali, vaid meil on ikka ellu vaja jääda, et selles mõttes see peaga tegelemine on selles mõttes päris oluline parameeter meil. Ta võib töötada placebona, aga ta võib selles mõttes nagu nocebona ka töötada, et üks täiesti eraldiseisev põhjus, miks toidulisandit tarvitatakse, on see, et aga teised ju tarvitavad.
ja ma ei saa endale lubada seda, et äkki teised midagi saavad sellest ja siis, kui sina nagu ei võta, aga sa tead, et teised tarvitavad, isegi võib-olla, kui seal ei ole mingeid tugevaid tõendeid, siis sa kammid nagu oma peas ära ja see võib ka mõjutada su nagu sellist töövõimet, tulemusi nagu. Vot, aga nii, kuidas nagu nüüd selle jõutreeningu poole pealt, et okei. Indrek Otsus on selline rattur ka. Ta on hästi pikalt olnud kulturismi treener. Ma mäletan, et tema puhul on see, et tema kunagi tõi välja selle, et kuidas sinu praktikas on, kui tihti ratturid üldse nagu jõuvõimeid arendavad, et kas vastab tõele, et nad nagu arendavad jõuvõimeid teatud nagu periood ainult ja siis, kui tulevad mingid sõiduperioodid, siis nad nagu kaotavad selle nagu üldse ära, et üldse mingit jõudu ei tee. Ütleme 10 aastat tagasi oli, või 10 aastat tagasi oli profiratturite seas, kes võib-olla jõudu tegi mingisugusel perioodil, olid ainult sprinterid, et kes olidki need vastupidavustüübid, siis need ütlesid, wow, mul tuleb mingi kaalu juurde siin, et see oli väga tugevalt juurdunud seisukoht, et vastupidavusspordis ma olen ise 10 aastat sellega tegelikult, ei, see on ikka natukene rohkem kauem, aga ütleme viimase 10 aasta jooksul on aina tugevamalt ja tugevamalt tulnud nagu see teadmine jõutreeningu kasulikkusest või mõjust vastupidavusspordis samamoodi. Ja kui sa küsid, et kuidas nad teevad, siis mina saan eelkõige rääkida nagu oma sportlastest, kuidas meie teeme, et sellises esimeses ettevalmistus või keha adaptatsiooniperioodis on ja siis ma ikkagi, kus on eelkõige ongi sellised sissejuhatav periood ja keha ettevalmistav, et siis ma ikkagi tahan, et sportlane teeks ikkagi jõutreeningut seal 3 korda nädalas on ja lisaks muudele treeningutele. Enamus ettevalmistusperioodist me teeme 2 korda nädalas, teeme jõutreeningut. Ja võistlusperioodil või siis, kui hakkab see selline võistlemine ka pihta, siis ma püüan hoida korra nädalas, püüan vähemalt hoida sees jõutreeningut ja ma ei tee seal väga suurt erisust, et kui ma klassikaliselt ütleksin, naised peaksid aasta läbi tegema jõudu, seal ei ole ühtegi küsimust ja teistpidi, kui sa oled 35+, siis sa peaksid ka aasta läbi jõudu tegema, aga täpselt samamoodi ma näen, et eriti kui sul on tegemist selliste väga tugevalt just see aeglaslihaskiu ja sellised väga tugevad vastupidavussportlased, ma näen, et kui oluline nendel ikkagi aasta läbi selle jõukomponendiga tegelemine. Kui mul on tõesti sellised sprinterlik tüpaaž, kes suudab ennast nagu muulgas seal õusaalis nagu korralikult lõhkuda ka, et siis nendega küll ma jätan selle, et kui ta tunneb, et ta nüüd enne põhivõistlusi seal 2 nädalat ei taha nagu jõudu teha, et siis see on okei. Aga minu selline üleüldine lähenemine on see, et ikkagi jõudu tehakse ja ma räägin jõust selles mõttes nagu jõusaalis on ja, et seda tehakse ikkagi aasta läbi periooditi erinevalt ja sinna juurde on siis need kerelihased, süvalihased, see on siis see ekstra. See on minu lähenemine. Ma arvan, sellest võib-olla hakatakse nagu üle ka saama sellest nagu tõekspidamisest, et see ongi see, et nagu üke ka, et kui sa näed, kui minnakse mingisugust üket kuskile tegemas, võetakse mingid 3-kilosed antlid kätte, hüpatakse mingi ühte teistpidi seal ringi või tehakse igasugust mingit nalja või võimlemist, et see ei ole üke ju selles mõttes, et see üke või nagu selline jõuvõimete arendamine on ka saanud. Ma olen vastupidavusala sportlane, et ma teen siis mingisugune minut aega seal kerge koormusega, et võib-olla see intensiivsus on hoopis väiksem, aga et kuna ma teen seda jõuaparaadi peale, et siis see on nagu umbes jõutrenn. Nagu jõud. Ilma, et ma mingit olulist nagu hulka kiudu seal üldse nagu kaasaksin, aga jah, see on nagu, ma olen sellega hästi nõus, et selle jõutrenniga, et ongi, et see on nagu, et sul gaas peab kogu aeg nagu peal olema, kas nagu rohkem gaas põhjas või siis vähem gaas põhjas, et nii-öelda, et see on seesama jõuvõimetega, et see säilitav maht ka, et kas sa lähed siis nagu sellise treeningmahuni, millest sa piiri peale ära taastud, mis sind nagu edasi viib
ülekompenseerimise tõttu, aga samal ajal nagu ei nõua üldse suurt vaeva selle asja säilitamine. Yeah. Et noh, siin ongi, See on hästi oluline. et siin öeldaksegi, et reielihastele nädalas sa teed sellise 6 seeriat sellist mõõdukat pingutust ja juba see hoiab sul kõik, et kujuta ette, et kahel päeval nädalas sa lähed, teed 3 seeriat mingisugust kükki või jalapressi ja suga ei juhtu midagi nagu, Täpselt. Ja üks selline võib-olla selline erialane või selline täiendus, et noh, mis sa lihtsalt seostusid minut aega, et kui pigem oli see, et kui vanasti siis tehti seda jõudu, siis tehti sellist niinimetatud lihasvastupidavusfaasi seal 20-30-40 korda, laktaadi nagu surm on ju, et siis täna on tõesti see suund on hästi selgelt sellele, et niinimetatud ja ma ei pea seda 20-30 kordast välja arvutada sõudjatel. Absoluutselt on, et kui sul on 6 minutit pingutus, siis see on päris, siis sa võid seda ka seal teha, on ju. Aga meil kindlasti see kuidagi moodi ei ole sama töö, mis on lihasvastupidavus ja lihasvastupidavus tehakse ikkagi ratta peal või erialaselt on ju. Jõutreening on ikkagi jõutreening, et seal on ka need suunad on ja mis sa ütlesid, et tullakse nagu rohkem kaasa või saadakse aru. Väga palju saadakse siis aru, kui mingisugused profid hakkavad tegema. Et siis arvatakse, et nüüd on hea, et selles mõttes me teaduspoole pealt võime igast pea peal seista ja näidata, et on hea, aga nii kaua, kui ma ei tea, Sagan pole seda teinud või keegi teine pole seda näidanud, siis ei pruugita seda asja niimoodi uskuda, et see on see sama efekt, et kas sul oma peas on see usk või ei ole, et ma lähen suureks või mis iganes need sellised müüdid siin selle asja juures on. Ma iga kord ütlen, et vaata need kulturistid, kui nemad läheksid sama kiiresti suureks, kui need ratturid arvavad, et nad läheksid suureks, no siis ma ei tea, et siis ei peaks nagu ühegi dopingu asjaga tegelema. No ma puutun sellega igapäevaselt kokku, kui on näiteks mis teha, naisterahvastel on see foobia lihaselisu sees, et nii kui ma jalgadele me ei tee, sest minul jalad kohe hakkavad paisuma, siis ma neile kõigile olen hakanud ütlema, et ma nii kade su peale, et anna mulle oma need geenid, et ma olen nagu teinud trenni 16 aastat varsti nüüd ja pole ikka nii suur, kui ma tahaksin, et nagu kui sina saad paari trenniga juba liiga suureks, et midagi on nagu väga valesti. Aga nende korduste peale ka, et sa ütlesid 20-30 kordust, et ma julgeks nagu eeldada, et tihtipeale neid korduseid ikkagi tehakse nii-öelda nagu, kuidas ma ütlen, üle põlve või tahan näha inimest proovige teha 30 kordust nagu kordusmaksimumi, et sa 31 enam ei jaksa, et nagu ma olen kunagi nagu ise praktiseerinud, tegin 20-kordulisi kükiseeriaid või proovisin vaadata, et kui palju siis lõpuks tuleb ja kui sa ikkagi jõuad sinna 20 kordusmaksimumini või rääkimata üldse 30-st, et ja sul on see piir käes, see on üks Cooperi testi on lihtsam joosta, ütleme niimoodi, kui nagu neid asju nagu teha, et see nõuab ikka väga jõhkrat pingutust, et tihtipeale ongi, et teeme nüüd lihasvastupidavust ja siis tehakse mingi 5 kilo santliga mingisugune, pumbatakse 30 tükki ära nagu see. Ja see nimetus lihasvastupidavus saamata aru sellest mehhanismist, mis seal taga on, mis ei ole seotud ei lihasvastupidavusega ega jõukomponendiga, et ma nimetaks seda laktaadi taluvuseks, aga seda võib ka teha, aga ma ei tea, kas ettevalmistaval perioodil on. Seal on jah päris, ütleme nii, et keha peaks saama selgeid impulsse, siis tal on lihtsam areneda. Aga tegelikult mul üks asi jäi siin vahepeal küsimata, kui me rääkisime nagu nendest filtritest, mis nagu hoiab tagasi ja nii edasi, et mille alusel me nagu näeme, et kas saab asja või ei saa asja. Aga kas sellist asja saaks ka nagu eraldi vaadelda nagu iseloom? Või selles mõttes, et kui ma tõmban jõhkralt vihaseks ennast ja olen adrekat täis, mul endal oli alles üks päev, proovisin lükata kangi pea kohale surumist teha.
ei tulnud. No, ma proovisin rekordit endal teha, proovisin 100 kilo lükata ülesse pea kohale. Ei tulnud. Nädal aega hiljem, ma ei olnud vahepeal seda liigutust treeninud ega mitte midagi. Täpselt nädal aega hiljem ma läksin uuesti ja ma röökisin täiest kõrist röökisin ja sain selle asja ülesse. Mind huvitab näiteks see, et kuidas nagu on vastupidavusaladel ka, et kui ma nagu lähen ikka vihaseks ja mul on seda võitleja hinge nagu rohkem, siis vahet pole palju mu jalad kõrvetavad, et kui palju see saab nagu rolli mängida. Et ma mõtlen just seda, et kui palju nagu selline vaimne komponent või nagu selline enda kokkuvõtmine saab üldse, kui palju sa saad nagu petta oma organismi sellega nagu, et rohkem pingutada, sest mingit tuleb piir ette ju. Jah, seda ma tahan ka öelda, et ei ole niimoodi, et sa saaksid, et oleks võimalik minna keha vastu. Selles mõttes, et kui midagi on nagu, kui see on otsas, siis see on otsas. Aga tegelikult see, millal ta otsas on, sinna ei jõuta. Sinnamaani sellel hetkel, kui aju ütleb esimest korda, ma ei jaksa enam, siis tegelikult on ju näidatud, et sul on alles 50% sinu sellest võimekusest on ära kasutatud. Ja olenevalt täiesti inimesest võib see olla väga-väga erinev, et ma olen näinud nii laborimaailma meistreid, kes teevad nagu, sellist laboris vaatad, et tulevad püha taevas, mine ja võida, aga millegi pärast ei võida ja siis on laboris selliste palju keskpärasemate nagu näitajatega tüüpi ja ta läheb ja ta võidab, et see mentaliteet, kas ma lähen võitma, kas ma lähen võitlema, et see määrab ära ja teistpidi see puhas valu kannatamise võime muu hulgas, sest keha on, vaata, miks meil on valus, on ju see, et kui keha, kui me ütleme, et me läheme sinna anaeroobsesse, et meie organismi selline pH tase muutub nagu happelisemaks, aga keha see valdkond, kus ta homostaas, kus ta on nagu niinimetatud ellujäämisvõimeline, on hästi kitsas ja siis me läheme sealt välja, siis keha on ainukene asi, millega ta saab öelda, et halloo, ma hakkan ära surema, siis ta keerab lihtsalt selle valu sinna peale, aga päriselt ta peab seda tegema nii varakult, et tagada selle, et ta ikka ellu jääb, mis tähendab seda, et me teame tegelikult, et seda ressurssi, kuhu minna ilma, et me ära sureks, on seal väga palju veel. Ja vaat see tuleb siit kahe kõrva vahelt, et see, mis ma ütlesin, et ma siin natukene mõõdan siin erinevaid asju siin keha sees, mida ma olen ise nüüd katsetanud, et kui sa näed, et sa lähed sinna kohta, kus hakkab nagu ebamugav ja valus ja siis sul on selline päris objektiivne parameeter näitab sulle, et tegelikult on kõik okei. Ja sa tunned, et läheb valusamaks, nii paha on juba. Ja sa vaatad, mitte midagi muutu, kõik on ikka veel okei, mida sa virised, et selles mõttes sa näed, see on päris huvitav selline, ütleme, et see paneb ikkagi just seal vastupidavusspordis muu hulgas, et kui sul on kõik need eeldused olemas, siis lõppude lõpuks see, mis sul seal kahe kõrva vahel on, see pingutusvõime, see iseenda, sodiks sõitmise võime on tegelikult võib olla väga see, et kas sa võidad või ei võida. Et mõned tüübid ju on sellised, kellel millegi pärast seda pidurit, see, et mul on valus ja siis me tavainimesena tõmbame tagasi. Nendel ei ole neid pidureid olemas millegi pärast keha poolt ja nemad pingutavad ennast niimoodi, et nad viiakse kiirabiga ära. Nad väga-väga üksikud ja mõnedel ongi pandud siis sportimise keeld peale, sellepärast, et see muutub eluohtlikuks. Muidu keha teeb selle töö meie eest ära, aga on ka sellised, et kindlasti see kahe kõrva vahel, et kui sul on kõik antud, siis muu jääb juba sinu sellise ajuressursi või kannatamisressursi taha, et päris suures osas. Ma arvan, et siin ongi ühelt poolt on füsioloogia, et see on nagu üks piruka tükk, ma arvan, et siin ongi teised ongi see, et ma arvan, siin esmalt kohe peast kohe saab tuletada, et kindlasti on psühholoogiline komponent seal sees, aga kindlasti on ka kultuuriline. Et psühholoogiline ongi see, et just selle poolt, et näiteks kui sul on ärevust rohkem või stressi rohkem, siis on see valu ka oluliselt
sa tunnetad seda valu oluliselt rohkem, eks ole, et kui sa oled seal stressis või ma ei tea, seal tülitsesid, ma ei tea, oma mehega või keegi tülitses oma naisega, et siis kohe on trenn kehvem, hakkab varem kõrvetama, ei jaksa. Aga teine asi, ma arvan, kultuuriline on ka, et milline on nagu näiteks olnud lapsepõlv, või siis millises nagu sellises mentaliteedis sa oled kasvanud, et näiteks, vaata, ma jälgin seda MMA-d ka, et seal on, kes nagu seal teevad hästi kõvasti tuult alla, kes ongi seal praegu aegade nagu selline kõige tipp ongi ju see dagestanlased. Kui sa vaatad seda, millises kultuuris nagu nemad üles kasvavad, nende normaalsus. Just, et ühelt poolt ongi see, et nagu see valu või selle väsimuse ebamugavuse tunnetamine ongi nagu normaalne nende jaoks ja võib-olla on see isegi nagu midagi heroilist, vaata, et mul on raske, mul on valus ja nii peabki olema ja ma pean seda tunnet pikalt hoidma, sest nagu see kuidagi määrab minu selle isiksuse staatuse just. See on nagu voorus, vaata. Jah, absoluutselt. Ja teistpidi siia tuua vastupidavusnäide, et kui me vaatame siis neid keenialasi või etiooplasi, kes on pikamaa jooksjad, sealt tuleb nagu Vändrast saelaudu neid jookseid on ja nad teevad väga head tulemust ja see on nende ainukene viis jõuda niinimetatud tsiviliseeritud maailma, niinimetatud mugavamasse maailma ja kui nad millegipärast siia lõpuks saavad, ma ei tea, saavad siin Euroopa kodakondsuse ja saavad oma hüved, siis millegipärast need tulemused enam väga palju paremaks ei lähe. Need on need normaalsused, see keskkond, mis siin mõjutab, ja see vaimne pool, mis sa ütlesid, et kui sa kellegagi riidled, seda on ju nii palju näidatud seda, et kui anda inimesele vaimselt nagu kurnav ülesanne enne treeningut või pingutust, et siis kehatasandil ei muutu mitte midagi, aga antakse palju-palju varem järgi lihtsalt sellepärast, et mis iganes, kas see on vaimne mahtuvust või mis meil on antud, et see on ka ju siis piiratud, et need kõik asjad mõjutavad su lõplikku sellist sooritusvõimet. Et kui Lähis-Idas osatakse hästi võidelda, Keenias osatakse joosta, siis meie oskame laulda. Väga hästi. Jah, mina mitte, aga jah. Mul kaksikõde oskab väga hästi laulda, nii et näed, ei anta kõigile ühe palju. Sa oled Outlier võib-olla siis. Jah. Selles osas. Nii. Vot need maskid ja see kõrgmäestik, nagu ma mõtlesin nagu seda ka puudutada, aga see tõenäoliselt jääb meil peensusteni nagu lahkamata, aga huvitav hüpotees on küll praegu see, et huvitav, ma olen maskide kohta väga palju kriitikat kuulnud, et kõik need treeningmaskid ka, et nad on nagu... Sa mõtled alpimaskid, vaata Eestis on praegu või üldse maailmas on praegu maskide rääkimises on täpsustama. Tegelikult see on nagu, see seondubki, et kus on see treeningmask, millega on raskem hingata, et see on väga palju kriitikat saanud, et ta nagu ei arenda niivõrd mitte midagi, aga kui ta nagu arendaks, siis tegelikult kui kogu inimkonnal on need maskid praegu ees, siis nende kogu inimkonnal on nagu selline korralik mäestikutrenn ja kui nüüd ühel hetkel näiteks võetakse maskid eest ära ja loodetavasti elu jääb normaalsuse juurde tagasi, siis on olümpiamängud tulevad, sportlased tulevad, joostakse maailmarekordid, värgid, et kogu inimkonna siis, mis asi siis, võimekus läheb nagu paremaks. Või ütle tegelikult lõpetuseks paari lausega nende treenimaskide kohta nagu ka, et mis see konsensus on nende osas? Ainukene efekt, kui me räägime maskist, on see, et tajutud pingutust raskusaste nagu muutub. Ehk siis see on nagu selles mõttes on ta sarnane sellele vaimsele poolele, mis me rääkisime, et võib-olla sa talud seda ebamugavust, talud paremini ja see on see efekt, kui me räägime siis nendest hüpoksia treeningust, et läbi selle maskiga. Et see on see, mida on siis tänaseks leitud ükstapuha, mida muud siis räägitakse, et füsioloogiliselt seal mingisuguseid muutusi ei suudeta tuvastada. Muuhulgas ka see, et üks parameeter kõrgmäestiku efekti saamiseks on see, et sa pead
ma võin väga lihtsalt tuua siin paar parameetrit ongi, et selleks, et efekt üldse toimiks, sa pead olema selles samas piiratud tingimustes vähemalt 20 tundi ööpäevas ja vähemalt 21 päeva, pigem 28 päeva järjest ja nii kui sa siis selle pulli ära lõpetad, siis kohe hakkab keha uuesti normaalsusesse tagasi pürgima, et siis seda efekti väga kauaks ei jää. Et võib-olla kui selle maskiga 20 tundi ööpäevas olla või siis Alpi telki kasutada 20 tundi ööpäevas ja 21 päeva järjest, siis me näeksime neid efekte ka võib-olla. Hingamislihaseid kuidagi ta ei treeni või? Ma ei ole seda hüpoksia maski ise kasutanud, aga ma olen kasutanud seda hingamislihaste treenimise masinat, sest mul endal on hingamislihased on piirajad, et ma millegi pärast pakun, ma mõtlen seda, et kui palju see hingamislihaste masin päriselt, mis see tegelik piirang on, et kuidas see hingamine seal käib, siis ma pakun, et mitte. Et selles mõttes, kui sul on ikka, me räägime selles mõttes, kui sa hakkad lihaseid treenima, siis sul on ikka see jõukomponent või see peab olema ikka märgatav, et kui sa suudad normaalselt, see on samamoodi nagu teha seda 30 kordust, et suutlikkuseni, et siis see päris niimoodi vist ei toimi, jah. Aga kui me ütlesime, et ajul või sellel vaimsel poolel on väga suur nagu tähtsus, siis me võime ju öelda, et tal mingisugune efekt muidugi on, et usk liigutab mägesid, sellega on hea lõpetada. Efekt on alati olemas, iseasi on ükskõik, mida sa teed, et kui sa peaga vastu seina jooksed kogu aeg, siis tõenäoliselt kolju läheb ka tugevamaks, ma arvan, et aga iseasi on, mida sa sellega kui ta terveks jääb, siis iga korraga läheb tugevamaks. No just, et progressiivselt doseerime koormust aina juurde ja et ühe jala peal hüppamine. Luud lähevad ka tihedamaks, absoluutselt, et selle peale lähevad luud tihedamaks, nii et need koljuga peaga vastu seina jooksmine on täitsa argumenteeritud tegevus. Et võib-olla võiks alustada, et mingi koputad puupulgaga koputad nagu vastu laupa, nagu lähed aina juurde. Aasta aega koputades. Jah, et selline, seal on see, ütleme selline selle stiimul ja kahjustuste suhe peab paigas saata olema. Ja, ülekoormus vigastusi ei saa tekitada, on. Korralik, jah. Okei, ma arvan, et siin on praegu, räägiks pikemalt, aga täna lihtsalt nagu aeg pressib peale. Miks mitte, võib-olla tuleb kunagi episood 2, kus on kõrgmäestiku ränd hakkab pihta. Kusjuures, kui ma vaatan su bluusi, siis see meenutab mingisugust raku sisemust. Et mingisugused koltsikompleksid, nüüd retiikulid ujuvad selle ringi. Kõik on läbi planeeritud. Ja vaata, kui ilus on selline kohe tõmbab tähelepanu, et nagu inimese kehana. Peab väljast ja seest ikka ilus olema. Jah, kes mida näeb, et kes näeb raku sisemust, kes näeb abstraktset kunsti seal ja kes näeb, võib-olla need on mingisugused ja võib-olla mikroskoobi all võib-olla näeksid ka sarnast asja, et mingid asjad ujuvad ringi. Olgu peale, teeme siis praegu nii, et tõmbame praegu tänaseks siin otsa kokku. Väga tore oli. Mina tänan sind. Mina sain targemaks. Et jah, et kõige suurem pudelikael on süda. Südamesüsteem. Nii. Olgu peale.